Ma arvan, et viimase võib-olla 10 aasta jooksul olen ma käinud igal ettevõtlusnädalal mingis maakonnas ja ma arvan, et see on väga oluline, et me arutame neid maailmamajanduse küsimusi mitte ainult kuskil akadeemia seinade vahel, vaid ka ettevõtjatega. Ja selles mõttes on praegu tõepoolest aeg väga huvitav. Küll ma mõtlesin tükk aega, mismoodi siin, missuguses järjekorras ja mis pilte siin näidata. Lõpuks tuli neid liiga palju jälle kokku, nii et teil on seal mingi 110 slaidi või niimoodi. Saate pärast kodus rahulikult vaadata. Nii et me kindlasti 110 slaidi ei hakka vaatama. Aga ma arvan, et mingi poole võib-olla vaatame läbi ka. Ja samal ajal järjekorras ma algul mõtlesin, et räägin nagu lihtsalt kõigepealt seda, kuidas maailmamajandus nüüd areneb ja millised on kasvutempod ja mis valdkonnad eelised ja seesama logistikaprobleemid ja kõik see. Aga siis ma arvasin, et tegelikult see põhiküsimus on kuskil hoopis sügavamal. Ja ma alustan nüüd täna hoopis sellega, ma räägin teile natukene USA ja Hiina vastasseisust, mis on kogu selle maailmamajanduse tuleviku üks selliseid võtmeküsimusi, kuidas see edasi areneb. Ja siis selle järel võime veel rääkida sellest tänapäeva nendest arengunumbritest ja missugused on hinnatõusud ja nii edasi. Ja selle valiku, kuidas öelda, õigsust mõnes mõttes näitas kas või see üleeilne uudis. Ma arvan, et panite tähele, mis praegu Taiwani õhuruumis toimub. Kuidas Hiina lennukid lendavad Taiwani õhuruumis. Ja see ei ole juhuslik. Täna me kohe jõuame nende piltide juurde, mis põhjendavad seda, miks Taiwani õhuruumis on neil vaja lennata ja miks Taiwan on vaja hiinlastel ära võtta. Ja põhjus etteruttavalt on väga selge, sest Taiwan on maailma kõige targem kiipide tootja. Ja neid kiipe on hiinlastel vaja ja seda teadmist on ka hiinlastel vaja. Ja kõik muu on seal kah tore ja tähtis, aga see on hästi oluline seal juures. Aga nüüd võib-olla alustuseks siis kõigepealt ma panin siia terve hulga igasuguseid küsimusi üles, aga põhiküsimus on ikkagi see, et mis saab tulevikus. Kas meil on selline maailm, et on üks väga tugev riik, kes on maailma majanduse juhtriik, või meil on 2 riiki, või meil on mitu riiki? See on küsimus ja sellele praegu selget vastust veel ei ole. Nüüd teine suur teema, millest ma natukene siin päris alguses räägin, et kui me siin selle COVID-i kriisis vaevlesime, siis oli jutte selle kohta, et kuidas globaliseerumine lõpeb ära ja kuidas maailm enam ei ole selline. Ja nüüd selle üle me saame natuke arutada siin, et kas see üleilmastumine kui selline kaob ära või tegelikult on nii, et ta lihtsalt muundub. Ja kuidas ta muutub ja mis roll on siin ka selles mängus näiteks Eestil ja kas see on meile kuidagi kahjuks, kasuks, mida me võime ära kasutada. Ja siis siin on veel palju küsimusi veel selle kohta, kuidas üldse maailmas tulevikus kaubeldakse ja mis roll on Maailma Kaubandusorganisatsioonil tulevikus, WTO-l. Kas tulevikus on hoopis nii, et igal regioonil on oma reeglid ja ülemaailmsed reeglid on hoopis nõrgemad reeglid. Nii et see kõik on ka küsimus. Ja see väärtusahelate tagasi tulemine või ümberkorraldamine, see teema on praegu hästi oluline, sellest ka mõni sõna räägime. Nii, aga siin alustuseks on mul selline pilt, kus te näete, ma panen siia pointeriga peale, Hiina juhti, Xi Jinpingi ja 2 looma on ju. Üks on siis mingi hall või must, ta on nagu hall ninasarvik ja teine on must luik. Ja siin mõnes mõttes need iseloomustavad 2 olulist asja, mis maailma majanduses on olemas. See siin vasakul pool, see hall ninasarvik tegelikult kuidagi sümboliseerib seda vastasseisu, seda, kuidas üks Hiina tuleb ja igatpidi trügib maailma turule igas valdkonnas ja kuidas siis sellele jõule kuidagi püütakse vastu seista. Et see on see vasakul pool pilt. Ja see must luik loomulikult on see ettearvamatu COVID, mis tuli ja tekitas asju, mida mitte keegi ei osanud ette arvata. Aga see iseenesest siin all on veel paar märksõna sellest, kuidas Hiinas 9-ga lõppevad aastad toovad halba ja Xi Jinping oma kõnes rääkis sellest, et meil ees ootavad keerulised ajad. See oli enne COVID-it veel. Ja selle keeruliste aegade all ta mõtles seda vastasseisu tegelikult Ameerikaga.
Ja ega ta seda vastasseisu ei ole kuhugi nagu jätnud, et ta hakkaks kuidagi nagu seda lahendama. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma kõigepealt näitan mõned pildid ära sellest, et mis on selleni viinud. Ja meil on nüüd 25 aastat maailma majanduses järjest nagu toimunud globaliseerumise võidukäik, mis väga lihtsalt öeldes tähendab seda, et tootmine on läinud sinna, kus on võimalik odavamalt toota ja üle maailma on ehitatud üles kõik need tarneahelad, võrgustikud ja globaalsetes väärtusahelates teevad nüüd tööd need inimesed, kes varem ei saanud seda tööd teha. Ja selle tulemusena on globaliseerumise protsessil tohutu palju võitjaid. Kui te loete meie lehti, siis on kogu aeg nagu need antiglobaliseerumise inimesed ja umbes, et vaat kui halb, et selline asi toimub. Tegelikult on tohutu palju inimesi maailmas, kes on tänu sellele tulnud välja masendavast vaesusest. Ja siin on mõned numbrid lihtsalt kirjas selle kohta, kus mul on tegelikult neid uuemaid numbreid veel ka, aga siin te näete seda, kuidas Hiinas praktiliselt on need inimesed kadunud, kes päevas alla 2 USA dollari või 1,90 said tarvitada. See on nagu see vaesuse alumise piiri mõõt ÜRO jaoks. Et neid inimesi polegi enam. Ja Indias on see ka viimase 10 aastaga veel vähenenud ja nii edasi. Aga me võime öelda, et suur hulk inimesi on tulnud vaesusest välja. Ja siin selle joonise peal on näha see ka arvandmete peal. 80. aastas oli veel 2 miljardit inimest selles äärmises vaesuses ja praegu on ainult 700 miljonit. 3 korda vähem. Ehk nemad võivad öelda, et see globaliseerumine on igal juhul neile võiduks, mitte mingiks kaotuseks. Ja see on olnud võimalus, mis on andnud tegelikult võimaluse ka Aasiale tagasi tulla maailma majandusse. Ta on uuesti ühendatud maailma majandusega ja ta on seda hästi ära kasutanud. Ja siin on üks pilt, mida ma ikka vahetevahel näitan ja see on Angus Madisoni ühe majandusajaloolase tööst, kus ta näitas, millise osa maailma majandusest mingi regioon annab. Ja siin me näeme, kuidas siin, ja see on, ta on majandusajaloolane, ta oli majandusajaloolane, siin on mineviku pildid ka peal ja me näeme, kuidas Aasia oli tugev, kuidas Hiina ja India olid 2 juhtivat jõudu sajandeid maailma majanduses. Kuidas siis nende osakaal vähenes, siin see oopiumisõjad ja kõik see, kuni Hiina kultuurirevolutsioonini välja, kui Hiina oli erakordselt vaene. Ma ei tea, kas te kunagi nägite, siin Välisilma järel oli dokumentaalfilm Hiina esimestest ettevõtjatest, kes 79. aastal oma firmasid hakkasid tegema ja siis nad kirjeldasid, milline oli vaesus, kuidas nad saatsid lapsi kerjama. Ja see oli alles 40 aastat tagasi. 100 miljonid hiinlased olid näljaveerel ja surid nälga. Ja sealt on nüüd alganud see uus tõus. Ja see tõus tähendab seda, et Hiina loomulikult tahab tagasi võtta seda kohta, mis tal oli seal. Ja siin on veel üks selline lihtne pildikene, kus on näha nende tumedate ringidega, milline on ette nähtud selline või planeeritud suurus võiks olla prognoosi põhjal Hiina majandusel 45, Ameerikal, Euroopal. Ja see visuaal siin sees, see valge on 2012 ja see pruun on 45. Ja tavaliselt muidugi need ennustused Hiina suhtes on veel kõik ebaõiged, et tegelikult on tal läinud paremini kui see näitab. Ehk me näeme, missugused on need suhtelised jõu sellised rollid nendel regioonidel. Ja nüüd me jõuame teisele poole, kes on globaliseerumise kaotajad. Võitjatest me juba rääkisime. Ja siin on üks pilt, mis näitab Ameerika erinevate haridustasemega inimeste tunnipalga muutust, arvestades inflatsiooni. Reaalpalk sisuliselt pärast inflatsiooni. Ja periood on igavene pikk, peaaegu 40 aastat. Ja mida me näeme? Need, kellel on põhiharidus, kellel on isegi keskharidus, nende reaalpalk ei ole 40 aastaga kasvanud. Kui me võtame inflatsiooni maha, siis keskmine selline ameeriklane elab samamoodi nagu 80. aastal. Elatustaseme mõttes. Ja see on täpselt nüüd selle globaliseerumise tulemus. See tähendab, et terve hulk tööstusharusid, majandusharusid on olnud sellised, kus palkadel on ees selline surve, mis tuleb maailmast, teistest riikidest, kus inimesed on nõus tööd tegema väiksema palga eest. Ja see on hoidnud all
palgatõusu väga paljudes osades majandusest. Ja selle tulemusena on tõepoolest nii, et me näeme, et selliste kraadiga ja kolledžiharidusega inimeste sissetulek on kasvanud reaalselt, teistel on lausa kahanenud. Ja üks selline Maailmapanga analüütik Branko on teinud joonise, millele pärast anti nimi, et see on Branko elevant. Ja mis see elevant meil ütleb? Siin all on näidatud inimeste jaotumine sissetulekute järgi maailmas. Kõige rikkamad, 1%, esimesed 5, esimesed 15 ja kõige alumised, kõige vaesemad, ühesõnaga nii edasi. Ja teise telje peal ta siis pani peale selle tulemuse, kuidas nende sissetulekud on sellel perioodil kasvanud või kahanenud. Ja mis tuli välja, et need vaesemad segmendid on saanud tärkavates majandustes palju rikkamaks. Muidugi nende lähtetase oli väga madal, aga protsendina kasvanud 6-70%. Väga rikkad inimesed on saanud ka veel rikkamaks, 60%. Ja nüüd on üks segment inimesi, kelle sissetulek praktiliselt ei ole muutunud. See on seesama, mida me vaatasime Ameerika pildi peal, aga see laieneb samamoodi kuskile Suurbritanniasse, kui te Brexiti aega mäletate seal keskosa, seal Manchesteri tagused piirkonnad, kõik see tööstusrajoonid, kus sissetulekud on jäänud täpselt samaks. Ja see on nüüd üks selline väga oluline teema, see majandusliku ebavõrdsuse teema, mis on globaliseerumisega kaasa tulnud. On ühed, kes võidavad, teised, kes kaotavad. Ja see kõik mängib nagu tulevikus rolli. Ja siin on veel pilte selle kohta, kuidas Ameerika 1% on juba praegu kuskil võtab 30-25% juba sissetulekutest, mis Ameerikas üldse on, nii et 1% saab selle kõik. Ja vaat siit me jõuame selleni, mida me näeme üle Euroopa, üle maailma. See on majanduslik pinnas populismi kasvule. Sellepärast, et ongi probleemid. Ja ongi nagu võimalik öelda, et näete, me peame nagu nõustuma madalama palgakasvuga, me ei ole sellega rahul. Ja see tegelikult väga palju peegeldab seda, et on nendele kaotajatele liiga vähe tähelepanu pööratud. Ei ole raha pandud nendele ümberõpetele, ei ole tehtud uusi selliseid valdkondi lahti, kus nad saaksid tööle minna ja nii edasi. Ühesõnaga, see on tagantjärgi tarkus, aga siin on ta vähemalt kirjas. Ja nüüd me jõuame selle globaliseerumise teema juures järgmise küsimuse juurde, et kes nüüd on siis see maailma juhtiv riik ja kes hakkab olema see domineeriv riik. Ja siin on siis need kaalukeeled nende kahe vahel. Ja kui te nüüd pärast seda juttu kuulate, siis te äkki panete tähele, et ma räägin nii, et ma Euroopast üldse enam ei räägigi. Räägin Ameerikast ja Hiinast ja Aasiast ja nendest. Ja kuskil nagu Euroopa on kadunud. Ja paraku ongi palju kohti, kus Euroopa ongi niimoodi kadunud. Aga selleni me jõuame kohe ka edaspidi. Ja nüüd minnes edasi järgmise pildi peale, siin on üks abemik mees, kreeklane Kiides, kuidas ta hääldatakse õigesti ja kes kunagi kirjeldas Ateena ja Sparta vahelist sõda. Ja seal oli täpselt nii, et Ateena hakkas saama tugevamaks ja Spartale see ei meeldinud ja hakkasid sõdima. Ja nüüd see Graham Allison, üks Ameerika väga kuulus julgeoleku spetsialist, on selle kohta kirjutanud lausa ühe raamatu Destiny for War, mis ütleb seda, et tegelikult maailma majanduse kõige suurem riskide allikas on see, kuidas Ameerika reageerib Hiina tõusule. See otsustab tegelikult väga palju, mis tulevikus juhtub. Ja siin järgmise pildi peal on ÜRO peasekretär Guterres ja siin nüüd ma leidsin just tema selle aasta septembris peetud kõne, mille põhimõte on täpselt sama, et maailm liigub kahe erineva süsteemi poole, kellel on oma väärtussüsteem, kellel on oma isegi tehnoloogia, kellel on oma, nii kui ta siin ütles, näete, tehisintellekt, oma sõjaväeline võimekus ja kes võitlevad nullsummalist mängu. Ehk ühe võit on teise kaotus. Ja tal see termin, mida ta kasutas, et me näeme suurt murenemist, great fracture.
Ja selle kohta on siin palju näiteid ja siin ma näitan ka veel Singapuri peaministrit, kes selles Shangri-La dialoogi üritusel, no see on selline, kus Aasia liidrid ja Ameerika president, kõik on koos ja seal oli ka Trump kohal, ütles niimoodi, et Aasia jätkab väärtustamast Ameerika Ühendriikide kohalolu, aga Ameerika peab õppima aktsepteerima Hiina tõusu. Ja seda ütles Singapuri president Trumpile, kes istus seal kohal. Ja Trump tegelikult sõitis sealt kohe minema järgmine. Ta läks üsna kohe ära, tähendab, ta ei tahtnud seda juttu enam kuulata. Ja nüüd just juulis, selle aasta juulis tuli välja raamat Long Game, Russ Doshi raamat. Ja selle kohta rääkis ka Harri Tiido Eesti raadios selles oma nendes lugemistes natuke. Nii et kui te otsite, te leiate selle ülesse. Ja selles raamatus see Russ Doshi, kes on Ameerika julgeoleku nõukogu üks nõunik sellest, et Hiina hakkab valmistuma selleks, et tema on selle sajandi vormistaja, kujundaja, arendaja. Ja seal ta tõi välja siis 3 sellist perioodi strateegiate mõttes, mis Hiinal on viimase, ütleme seal 40-30 aasta jooksul olnud. Esimene etapp oli selline, kus Hiina kartis Ameerikat veel ja hoidis tagasi. Ja see oli 89, kui Tiananmeni väljaku sündmused olid, kui oli see periood, kus tegelikult Hiina nägi, et Berliini see müür kukkus kokku, kus tegelikult kogu see ida, see ütleme, kommunistlik süsteem kukkus kokku ja neil oli hirm, et ei tea, mis saab, et kas tõepoolest me ei suudagi nagu hoida seda oma printsiipe maailmas. Ja hakkasid tohutult investeerima pikaajaliselt oma sõjalise võimekuse kasvu. Sellel ajal käivitati Hiina allveelaevade programm, lennuki emalaevade programm ja mitmed muud programmid, mis nõuavad tohutu pikka aega, et välja arendada. Praegu me võime öelda, et nüüd on Hiinal need kõik valmis. Neil on oma lennukemalaevad, neil on oma allveelaevade vägev baas, kõik see on tehtud. See oli see etapp. Järgmine etapp oli see, kus Hiina sellise muistse tarkuse järgi hakka otsima endale liitlasi, kellele toetuda. Ja see oli see faas, kus Hiina võttis ette väga laialt Aafrika vallutamise. Praegu võib öelda niimoodi, et Aafrika riikidest suur osa, nende esimene kaubanduspartner on Hiina. Hiina ehitab seal raudteid, Hiina ehitab seal elektrivõrke, hüdroelektrijaamasid, kõik võimalikku, mida üldse nendel riikidel vaja on ja seal juures ta ei küsi ühegi selle valitsuse käest, et kas te olete demokraatlik valitsus, mis on suur erinevus võrreldes mingi Euroopa või Ameerikaga. Aga mitte ainult Aafrika, vaid nad on läbi selle, ütleme, ASEAN-i riikide kaubanduse ka endale püüdnud seal väga tugevat pinda saada. Aga no mul pole nii pikalt siin aega, ühesõnaga ta on saanud regionaalseks juhiks Aasias, aga ka Aafrikas tegelikult. Ja nüüd, mida kirjutab Russ Doshi, pärast 2016 sündmusi on Hiina jõudnud järgmisse faasi. Mis oli selle ajendiks? Trumpi võimule tulek, Brexit ja veel mitmed sammud, mis näitasid, et lääneriigid ei ole ühtsed ja et Ameerika ei võta enam seda juhi rolli, mida Trump näiteks seal tekitas ju kahtlusi, kas NATO-t üldse on vaja, mäletate, mis olid sellel ajal sündmused. Ja selle tulemusena, ütleme, on hiinlased hakanud rääkima sellest, et meil on suur võimalus. Ja siin selles raamatus oli veel mitmeid huvitavaid asju. Seesama Xi Jinping ütles juulis partei 100. aastapäeval. Hiina eesmärk on rajada uut tüüpi rahvusvahelised suhted ja uut tüüpi inimkond. Tuleb tuttav ette. Meil on seda räägitud enne 90. aastaid. Ja selle taga tegelikult on see, et Hiina oma ideoloogiat tegelikult järjekindlalt tahab levitada. Ja see Doshi veel ütles seda, et Deng Xiaopingi soovitus vanasti oli varjama võimeid ja ootama aega. Et nüüd on see aeg nagu jõudnud kätte, et Hiina on nii palju ette valmistanud. Ja siin all oli veel see, et tegelikult ta tahab saada mitte ainult regionaalseks, vaid ka globaalseks hegemooniks.
Nüüd loomulikult tasakaalustamaks seda on teisi inimesi, kes arvavad veidi teisiti. Ja siin näiteks Harvardi ülikooli emeriit ja professor ja Kennedy School of Governmenti endine juht Joseph Nye, kes tegelikult tõi üldse sisse sellise termini nagu pehme jõud, et meil on olemas hard power ja meil on olemas ka soft power. Tema ei ole nii pessimist. Tema ütleb seda, et ta ei kujuta ette, kuidas Aasia liitub Hiina juhtimisel. Ja no ta pidas seal silmas kõigepealt seda, et India ja Hiina on viimased, võib öelda, et viimased sõbrad, nemad omavahel sõprust küll ei arenda. Seal sõda käib kogu aeg nende piiri peal, ka praegu käib. Üleval Himaalaja mägedes käib kogu aeg võitlus. Ja selles mõttes ta ütleb, et India kindlasti ei ole nõus ja ka Jaapan ei ole kindlasti nõus. Ja et see tähendab, et Hiinal ei ole nii lihtne ühendada Aasiat kuidagi enda selja taha. Ja kindlasti need riigid, kes on nüüd ASEAN-i riigid seal Aasias, loodavad väga, et Jaapan võtab tugevama positsiooni. Et Jaapan tuleks ja aitaks nagu ka juhtida seda Hiina vastast liikumist seal. Ja nüüd, mis on edasi juhtunud, on tekkinud 2 sellist kaubandusplokki. Üks on see, mis on RCEP ja siin on näha, missugused riigid sinna kuuluvad. Ja teine on siis veel see CPTPP, seal on ka juba Ladina-Ameerika riigid ja Ameerika riigid. Ja nende puhul on praegu selline seis, et nii USA kui India mõlemad jäid sealt välja. Nemad sinna ei liitunud. Ja nüüd ma arvan, te panite ka tähele, et üks uus asi juhtus. Tekkis selline plokk nagu AUKUS, mis on puhas sõjaline plokk Austraalia, Suurbritannia ja USA. Mäletate seda prantslaste viha, et nende allveelaevu ei osteta ja et on probleemid. Aga tegelikult on sellel väga selgelt ka selline põhimõtteline otsus, sest Austraalia on olnud suur võitja sellest, mis Hiinas toimub. Neil on kõik võimalikke materjale, nad on sellest tohutult raha teeninud ja ka Austraalia hakkas aru saama, et see mäng võib lõppeda neile niimoodi, et nad ongi nagu Hiina mitmes osariik. Ja praegu võib öelda nii, et nad selles mõttes valisid poole ära. Ja see Hiinat vihastas väga. Ja siin on nüüd see CPT, see plokk, kus on siis Ameerika poole pealt riigid ja Aasia poole pealt riigid ja vaadake, mis on huvitav. Suurbritannia on juba 1. veebruarist esitanud taotluse sinna liituda Brexiti järgselt. Nii et selliseid käike proovid britid ka teha. Ja nüüd 16. september esitas siis Hiina sinna ka liitumistaotluse. Ja eks näeb, mis sellest kõik edasi saab. Aga nüüd Briti kaitseministeeriumi ühest raportist ma panin siia kunagi mingid laused kirja ja põhimõte, mis sealt välja tuleb, on just see, et ressursside järel võitlus läheb järjest karmimaks. Ja et selles võitluses riigid ei austa enam neid mitmepoolseid kokkuleppeid ja pigem on küsimus selles, et see, kellel on jõud, see võidab. Ja siin nüüd selle järgmise pildi peal on USA ja Hiina kaitse-eelarved. Ja need on jooksvates hindades, miljardites USA dollarites, mitte miljonites, vaid miljardites. Siin R-täht oleks võinud ka olla. Ja ma uuendasin teda just 2020 veel numbritega. Ja see on tõesti päris huvitav. Siin all on vana joonis, ma ei jõudnud seda enam teha, siin seda kasvu ei ole näha. Aga mis te näete? 2 aastaga ameeriklased on suurendanud sõjalist eelarvet 130 miljardit. Hiina ei ole suutnud niisugust raha vastu panna. Ainult 10 miljardit on suutnud vastu panna. Aga ühesõnaga need numbrid on võimsad. Ja vaadake seda punktiirjoont, mille ma siin punaseks värvisin. See on Hiina sõjaliste kulutuste dünaamika. See paneb sirgjoones ülesse. Selle tõusunurk on ikka väga järsk. Ja järgmise pildi peal on nüüd ka 2018 sõjaliste kulutuste ringid niimoodi siin kujutatud, et näha, mis siis teised teevad ümberringi. Siis te näete, et see Euroopa siin on täitsa naeruväärne. Ta on killustunud, ta on väike ja pealegi see raha iseenesest ei tähenda veel, et seal on strateegilist võimekust. Nii et selles valguses on ikkagi, me võime öelda, need 2,
kes konkureerivad selle üle, kes on tugev. Ja nüüd selles valguses on ka edasi tark rääkida paar sõna Made in China 2025, millest meil nii väga palju ei ole üldse Eestis räägitud, aga mis on ülitähtis dokument. Aastal 2015 võttis Hiina vastu selle dokumendi ja eesmärk oli väga lihtne. Hiina peab saama maailma juhtivaks tööstusriigiks. Siin all on veel selle etapid, 25 põhiline majandusjõud, tootmisjõud, 35 globaalne juhtiv jõud ja 49 juhtiv superpower 2049. Miks 2049? Siis saab Hiina kommunistlik riik 100 aastat vanaks. Ikka tuleb mingi põhjendus leida, aga mis aastaid panna. Aga põhimõtteliselt on eeskuju neil reformid Singapuris, Koreas ja nende endised Aasia tiigrid ehk arendada välja tehnoloogiline võimekus. Ja siin on need 10 valdkonda, kus kohas siis seda võimekust välja arendada. Ja nüüd selles samas kõnes siin juulis 2021 ütles Xi Jinping niimoodi, et 2049 me peame saavutama rahvusliku uuenemise. Ja selles Rushi raamatus on seda siis tõlgendatud, et see rahvuslik uuendamine tähendab USA asendamist maailma liiderriigi kohalt. Et see on see interpretatsioon, mida see Rushi selle kohta ütles. Ja selle valguses on ka kogu see Belt and Road või nüüd on see vöö ja tee on eesti keelde tõlgitud programm. Ma need enamus pilte võtsin siit slaidid välja, aga ma siiski ühe pildi peal võib-olla näitan seda. Ja see on siis idee, mille Xi käis välja jälle 2015 ja mille maksumuseks arvati 5 triljonit olevat. Ja 5 triljonit, see on umbes 1/3 Ameerika 1 aasta SKP-st. See on üüratu raha. Aga mida ta sisuliselt tähendab? See tähendab, et Hiina ehitaks erinevat laadi infrastruktuuri, sadamaid, raudteid, kõik võimalikke objekte erinevates riikides. Kusjuures osa ei pruugi üldse olla kuidagi selle Hiina ja Rotterdami vahelise tee osad, vaid nad võivad minna kuskilt mägedest alla mere äärde või kuskilt sadamast, kuskil jälle järgmisse tööstuspunkti. Ja see on terve suur selline võimas projekt, mille hiinlased välja käisid ja mida nad tasapisi teevad. Ja tegelikult ma võtan korra tagasi. Siin pildi peal on näha ka Pireuse sadam Kreekas. Teate, et 2009-10 võlakriisi ajal, kui Kreeka oli tohutus hädas, ostsid hiinlased selle sadama ära. Pireuse sadam on hiinlaste sadam. Ja see on nende jaoks, ütleme, selline sillapea sisenemaks Euroopasse. Ja praegu nende need 16+1 skeem, ma siin kõik ei jõua detailidesse minna, aga hiinlased tegid selle vöö ja tee programmi raames 16+1 alamprogrammi, mis on mõeldud Vahe-Euroopa riikidele, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja nii edasi, kuni siia Bulgaariani ja Serbiani välja. Ja üritasid tekitada omaette dialoogi riikidega, kes on osalt Euroopa Liidu liikmed ja osad, keda ei ole kuidagi võetud Euroopa Liitu. Nagu te teate, Lääne-Balkani riike ei ole siiani võetud. Ja et lüüa sinna lõhe ja osta nad sisuliselt oma investeeringutega ära. Ja see on osalt õnnestunud. Praegu käivad Serbias ja Makedoonias ja nendes riikides maanteehitused, raudteehitused, mis on Hiina firmad teevad, kohalikud firmad teevad, hiinlased rahastavad ja siit käib infra ehitamine Euroopa südame poole. Ja selle vastu Euroopa hakkas tegelikult tegutsema alles nüüd mõned aastad tagasi. Pikka aega vaikselt see lihtsalt toimus. Ja tema eritahk sellel siiditeel on siis veel polaarsiiditee. Ja polaarsiiditee loogika on siis selline, et tegelikult võiks olla niimoodi, et on ühendus siis üle Põhja jäämere otse Euroopasse. Ja miks see oleks oluline, see tee on kuskil 40-35% lühem. Kui gloobus ette võtta, siis te saate hästi aru, kui palju see lühem on. Ma neid pilte siin praegu, osa neid pilte on olemas. Ja üks selline mõte, miks see on oluline, on ka see, et venelastel on seal oma huvi.
Praegu on juba siin olemas üks sadam, Sabelta sadam, kus toimib selline ühisettevõte, mille üks omanik on Prantsuse Total, teine on Vene Gazprom ja kolmas on Hiina firma. Ja nemad toodavad seal vedeldavat gaasi, panevad laeva peale ja viivad selle siis igale poole, kuhu vaja. Ja idee on tõsta seda toodangu mahtu 11 miljoni pealt 140 miljoni peale. Ja hakata siis sealt tarnima laiali seda. Nii et vaat sellised on need taustad. Ja nüüd selle kõige vastu, selle 16+1 vastu Euroopa Liit siis omalt poolt tegi siis 3 mere algatuse, mida tegelikult ütleme, Euroopa ei teinudki seda. Ameerika ütles, et te peate midagi ette võtma. Ja siis tehti. Aga see raha praegu on naeruväärne võrreldes 5 triljoniga. Me räägime 5 miljardist. Ehk vahe on 1000-kordne. Hea küll, 16+1 Euroopamal ei oleks ju need triljonid läinud, aga ikkagi suurusjärgud on täitsa erinevad. Ja mis on veel oluline, mida Hiina praegu on teinud väga palju, on sihikindlalt investeerinud. Ja kui pikka aega oli meil selline arusaamine, et Hiina on selline riik, kuhu tulevad välisinvesteeringud, siis nüüd on Hiina selline riik, kust ka lähevad välja välisinvesteeringud, kust minnakse rahaga ostma teadmisi ja tehnoloogiat või materjale. Ja siin on näiteks, siin all on just need investorriigid. Näete, et Hiina ja Hongkong kokku investeerisid 225 miljardit ja Saksamaa ainult 98 miljardit. Nii et Hiina investeerib praegu juba rohkem kui Saksamaa ja Suurbritannia kokku. Ja siin järgmise pildi peal on lihtsalt üks näide, mis annab sellist ettekujutust suurusjärkudest. Hiina partei mingites dokumentides siin 2008-2009 oli selline skeem, et Hiina ettevõtted peavad minema välismaale. Ja et meie selline siht on, et igal aastal vähemalt 150 miljardit investeeritaks välismaale. Ja ostetakse üles ettevõtteid, kus on midagi vajalikku meile. Ja nüüd siin näete neid hinnasilte. Volvo osteti ära 1,5 miljardi eest. See Geely siin taga on Hiina autotootja, kes ostis selle ära ja ta ei ostnud seda ära sellepärast, et Volvo müüb Euroopa turul siin mingi oma 300 või 400 000 või 500 000 autot. See on köömes kõik. Ta ostis sellepärast ära, et see Geely saab selle teadmise viia Hiinasse, rakendada oma autotööstustesse ja olla seal kõva tegija võrreldes teistega. Ja nii ta ongi teinud, nii et see on see loogika olnud. Nii et võime öelda, et 150 miljardi eest saaks osta 100 Volvo tehast või 100 Volvo ettevõtet ära ühe aastaga. Nii et see on väga võimas raha, mis on otsinud selliseid ettevõtteid, kus on midagi, mis on midagi väärt. Nii et selles valguses võime öelda, et meil käib praegu selgelt juba selline asi nagu USA ja Hiina selline jõu katsumine ja inglise keeles on uhke sõna decoupling, lahku kasvamine. Ja see on väga mitmeplaaniline, üks on välismajandus, teine on tehnoloogia, rahanduslik ja nii edasi. Siia ma panin peale ka ühe pildi, siin on Huawei Kunpeng 920. See on nüüd see kiip, mis on esimene hiinlaste tehtud kiip, mis nagu võiks olla samaväärne nagu need, mida Taiwan teeb või mida teevad ameeriklased või hollandlased või erinevad lääne ettevõtted. Ja Trump oma sõnavõttudes rõhutas kogu aeg, et ühesõnaga, et me kaotame ikka miljardeid, kui me hiinlastega äri teeme ja et me peaks ikkagi selle ära lõpetama ja selle asja nimi on siis see lahku kasvamine. Nüüd seda ta tegi natukene, ütleme, käpardlikul moel, et ta tegi ka nii, et tema enda ettevõtted said väga palju kahju. Ja mõnes valdkonnas see kukkus ikka päris läbi nagu põllumajanduses ja seal. Aga milles oli tal õigus ja mida jätkatakse selgelt, on rahvuslikule julgeolekule olulised tehnoloogilised valdkonnad. Ja praegu võib öelda, et see maailma kaubandussüsteem, mis tehti 1944. aastal, et see on väga suures sellises
segaduses selles mõttes, et see WTO regulatsioonid lihtsalt enam ei toimi. Riigid teevad omavahel kokkuleppeid, lepivad need, ütleme, erinevad plokid, lepivad kokku ja järgivad neid. Ja WTO-s praktiliselt ühtegi, ütleme, uut algatust ei ole ja seal see Doha round, mis hakkas pihta 2001, kestab nüüd juba 21 aastat ja ei suudeta kokku leppida. Nii, ja siin on veel iseloomustav pilt, see on nüüd see tollisõda, siin on tollimaksud, Ameerika tollimaksud ja Hiina tollimaksud ja need on laotud üksteise peale ja näidatud, kuidas nad läbi selle perioodi järjest kasvasid kuni 20. aasta kevadeni. Ja siis sõlmiti teatud mõttes vaherahu, kus enam juurde neid tollimakse ei pandud. Aga veel karmim on tegelikult võitlus hoopis tehnoloogias. Ja on täitsa uus termin tulnud kasutusele, mille nimi on tehnoloogiline natsionalism. Ehk ühesõnaga on saadud aru, et teatud tehnoloogiad on sellised, mille peale see ilus jutt vabakaubandusest ja vahetamisest ei toimi või ei tohiks toimida, mis on ohtlik. Ja see lähenemine on praegu jänkidel selgelt domineeriv. Ja no ma siin võib-olla sellest räägin natuke siin nende näidete peal lihtsalt edasi. Ja siia ma panin ühe pildi ikkagi sellest kiibist, mida seal ka enne nägite ja miks see on oluline. Sest kogu tulevikku, kõik võimalikud valdkonnad, mis siin ümber on, olenevad selle arengust. Missugused on uued materjalid, mitte enam räni, vaid uued, mis germaaniumid ja mis seal erinevad materjalid, mis seal on, mille pealt teha. Ja veel, kuidas teha, kuidas teda kiiremaks teha ja nii edasi. Mina ei ole elektroonika asjatundja ja ma sellest ei räägi teile, aga see on hästi-hästi oluline. Ja nende kiipide, need on inglise keeles on ka semiconductor ja chips, et seal on nagu erinevad terminid, aga laias plaanis on see üks valdkond, mis kasvab suhteliselt nagu lineaarselt kogu aeg. Ja mis on nüüd oluline, kui me räägime sellest, mida Hiina impordib, siis näete, Hiina impordib naftat vähem kui neid kiipe. Kiibid on Hiina esimene impordiartikkel, pika puuga, üle 200 miljardi aastas. Ilma nende kiipideta Hiina ei saa teha neid asju, mida ta tegelikult praegu teeb. Ja see on nüüd see koht, et ütleme, Trump ja Ameerika valitsus jagasid ära, et veel on midagi võimalik ette võtta. Kui me suudaksime blokeerida selle ära, et Hiina ei saa neid sisse tuua, siis me vähemalt aeglustame seda arengut, mis Hiinas toimub oluliselt. Ja selle peale ongi praegu kogu see mäng ehitatud. Ja siin te näete, milline on Hiina impordivajadus. Siin on Hiina tootmisvõimekus nende kiipide osas ja siin on vajadus ja siin on see osa, mis tuleb katta impordiga. Ja nüüd me jõuame sinna, et maailma kõige ägedam nende kiipide tootja TSMC töötab Taiwanil, kes annab 40% maailma kiipidest. Oleks ju väga tore see tehas ära võtta ja kogu see Ameerika sõda ongi lahendatud meie kasuks. Võitleme Hiina kasuks. Ja see oht on praegu nii üleval, kui üldse võib üleval olla. Ja mida nüüd selle vastu Ameerika teeb? Ameerika praegu on teinud mitu käiku. Üks käik on see, et see sama TSMC-le tehti ettepanek. Ma ei tea, millises vormis, et Ameerikasse tuleb ehitada 12 miljardiline tehas, mis teeb neid asju, mida Taiwanil tehakse. Ja võimalikult ruttu. Nii et ma ei ole jõudnud jälgida, kas see juba käib, see tehas ehitus, igatahes seda tehast hakatakse tegema. Mis tähendab seda, et see Taiwani võimekus tahetakse tuua ära Ameerikasse. Mis teiselt poolt on väga hull Taiwani kui riigi jaoks. Sest sellel hetkel võib ühel hetkel Ameerika öelda, et hea küll, me ikka päris tuumasõtta hiinlastega ei lähe ja võtavadki nii nagu Hongkongi ära. Vaadake, kuidas Hongkongis äkki midagi juhtunud. Lihtsalt Hongkong muutuski Hiina osaks, mis on täpselt niisugune nagu ülejäänud Hiina. No praegu veel mitte päris, aga ta liigub sinna väga kiiresti. Ja siin on nüüd maailma top 15 kiibitootja nimekiri. Ja praegu te siit ei leia Hiina ettevõtet. Mitte ühtegi. Lõuna-Korea, Samsung, Intel, TSMC
ja nii edasi. USA, Jaapan ja Euroopast on tegelikult ainult paar tükki. See NXP on Hollandi firma ja see vist oli Saksa firma. Sisuliselt Euroopat siin enam ei ole. Kiibi tootmises on see maailm juba täiesti lahkunud Euroopast. 5% vist oli see maailma toodangust annab praegu Euroopa. Ja nüüd me jõuame siis selle Huawei ja 5G juurde ja selle juurde, kas riigid keelavad selle kasutamist, arutavad selle üle või lubavad. Ja siin, kui ma nüüd lähen veel edasi, siin on näha ühesõnaga erinevate maakera regioonide käitumist. Näete, Põhja-Ameerikas Huawei'd praktiliselt ei ole. On Ericsson, Nokia, Samsung. Euroopas on Huawei juba sees, Ericsson, Nokia. Ja selles valguses on väga huvitav, et Ameerika valitsus tõsimeeli arutab projekte, kuidas toetada Ericssoni, et see saaks tugevamaks. Ja et see oleks vastuseis hiinlastele. Ja see Nokia lugu samamoodi, aga eriti Ericssonist on olnud juttu. Nii et see on väga tõsine selline võitlus, mis praegu käib. Ja praegu võime öelda, et Huawei sõltub veel väga olulisel määral välistest pakkujatest. Siin on üks joonis, mille ma leidsin, mis on väga ägedalt tehtud. Vaadake, need värvid on sellised. Need osad, mis on tumesinised, neid teevad hiinlased. Ülejäänud siin tulevad USA jupid, Jaapani jupid, Korea jupid, mis on vajalikud selleks, et seda kokku panna. Ja siin on veel üks Briti firma, mis on väga oluline veel selle juures. Ja mida siis Ameerika vastu teeb? Kõigepealt pandi siis kehtima kas 2019 või 2018 keskel tehnoloogia müügi peatamise otsus, mille juures on selline termin nagu dual use technologies põhimõte. Ehk kõik need kaubad, mille juures on võimalik militaarne sõjaline kasutamine, nende eksport tuleb kinni panna ja mitte enam Hiinale müüa. Ja mitte ainult, et Ameerika ei müü, vaid ka, et nende Ameerika liitlased ei müü. Siis teine asi on Hiina tööstusharu poolt USAsse investeerimise, tähendab, et Hiina ei tohi investeerida enam Ameerikasse. Nad ei saa osta osalusi Ameerika firmades nendes valdkondades. Ja teiselt poolt ei tohi USA ettevõtted investeerida Hiina nendesse valdkondadesse. Tundub nagu, et väga karm vabakaubanduse rikkumine on ju. Ja see ongi vabakaubandusest väga kaugel, sellepärast see tehnoloogiline natsionalism on. Nii et eks me näeme, mis sellest kõik välja tuleb. Aga siin on üks vahva pilt, mille ma veel leidsin. See sinine ring siin on need valdkonnad, mida ma enne näitasin Made in China's. Made in China 2025 strateegias. Ja see sinine ring on siin siis nüüd need valdkonnad, mille Ameerika on ära keelanud praegu. Nii et praktiliselt kogu Made in China 25 valdkond on nüüd pandud nagu löögi alla. Ja Euroopa ärkab ka pikkamööda praegu. 2019 võttis Euroopa vastu dokumendi, mis teatab, et Hiina on süsteemne konkurent. Systemic rival. Ja Euroopa Parlament on nüüd mingid reeglid kinnitanud ka, et tuleb hakata investeeringuid uurima, mida tehakse. Ja tegelikult oli Euroopa jaoks ikkagi selline ärkamise tund see, kui Saksamaa KUKA, maailma juhtiv robotitootja, ostsid hiinlased ära, Midea Grupp ostis selle ära. 81% aktsiatest on nüüd Midea käes. Midea on, teate, neid soojuspumpasid müüvad, meil on siin igal pool neid müüa. Aga nad on KUKA omanikud. Ja sealt tuleb robootika teave, mis on ülioluline kogu automatiseerimise juures, kogu tehisintellekti sidumisels tootmisega. Ja see teadmine on nüüd olemas. Nii et vaat sellised käigud on toimunud Euroopas. Ja nüüd on hakanud ka Euroopa nüüd vaatama üle, kas tohib ikka mingeid osalusi lubada osta või mitte lubada osta. Ja maailm nagu väga selles mõttes muutub. Nii, ja mis siis nüüd edasi juhtub? Et tegelikult nüüd, kui me lähme natukene juba nüüd siis selle tänapäeva praktilise poole, mis juhtus, on see, et on selgelt näha, et Euroopa ja Ameerika said aru, eriti selle COVID-i kriisi ajal, et terve rida strateegilisi valdkondi on sellised, kus me sõltume liiga palju sellest väärtusahelast, mis läheb otsapidi Hiinasse.
Ja no see oli see, kui mäletate, kui siin meil näidati pilte, kuidas Sillamäel naised tegid neid maskisid seal niimoodi nagu kivi ajal niimoodi 500 € või 700 € saavad palka ja siis teevad niimoodi käe vahel siin, lasevad mingi aparaadiga kokku. Ja siis on Hiina tehas, mis on nii automatiseeritud, seal inimesi ei ole. Praktiliselt jookseb ühest otsast materjal sisse ja teisest otsast tulevad välja maskid. See on see vahe ja see tuli nii julmalt välja pärast seda COVID-i kriisi. Mis tähendab, et ka poliitilisel tasemel on konsensus, et Euroopas on tootmist vaja. See sõnum jõudis ikkagi selgelt kohale. Et see jutt, et meil on ainult teenusmajandus ja meil tootmist ei olegi vaja ja kuskil teised toodavad ja see ilmselgelt nüüd sai päris kõva sellise korrektuuri, see mõtlemine. Ja siin termin on nüüd reshoring ja ring fencing. See on nüüd ka selline asi, et see reshoring ehk tagasi pöördumine oma kodumaa lähedale kuskile oma tootmisahelatega. Sellest on palju räägitud. Teine termin on veel ring fencing ja see räägib sellest, et sa püüad ka rahaliselt ennast isoleerida ära sellest, et see riik saab sulle kahju teha. Ja see finantssüsteemide sellise lahushoidmise nõue ka veel sinna juurde. Ja siis on näha, et Hiina praegu paneb sinna tehnoloogiatesse ainult raha juurde, mitte ei vähenda. Ja sellele vastu muidugi püüab Ameerika panna ühelt poolt ekspordipiiranguid, aga teiselt poolt ka rahastab neid projekte päris võimsalt keskvalitsuse poolt. Ja selle tehase ehitamine, mis ma arvan juhtub kindlasti, seal Ameerika kindlasti paneb valitsuse poolt ka raha sisse. Nii et siin võib öelda, et me näeme tegelikult, kuidas see hübriidsõda käib praegu. Ja mis võib öelda veel, mis siin muutub ja mis siin võib olla meie jaoks oluline, et see sama nearshoring, backshoring, reshoring, mille üle arutakse, et mis vahe neil üldse on, ega ei olegi, see on ühe sama asja erinevad terminid tegelikult. Aga mõte on selles, et on lisaks sellele, et globaalses väärtusahelas vaadatakse kulusid, mis siiani on olnud hästi oluline, tuleb nüüd sisse ka see sõna resilience ehk vastupidavus. See, kas me tõepoolest saame sealt need asjad kätte, kas me saame õigel ajal neid asju kätte. Ja see on igal juhul võimalus meie ettevõtlusele. Ja siin ma näitasin seda muldmetallide näidet, aga nüüd ma uurisin ja leidsin veel mingeid uusi asju juurde. On näiteks üks valdkond, kus Eestil on äge võimalus, see on see sama silmet ja muldmetallide töötlemine. Neid on igal pool vaja. Kogu see tuleviku majandus, kõik akud, kõik seal on igal pool muldmetalle vaja. Ja nende puhul on huvitav, et väga suur tootja on Hiina ja väga suur töötleja on Eesti. Kui te mõtlete, et Hiina töötleb 80%, siis Eesti 6%. Ja see on väga, huvitav tegevusala, kus ma arvan, me näeme veel huvitavaid asju. Aga siin lihtsalt ma tahtsin selle Hiina ja Ameerika vastasseisu kohta jälle ühte pilti näidata, mida ma enne ei teadnud. Kuni aastani 85 oli Ameerika domineeriv muldmetallide tootja, mitte Hiina. Ja nüüd on siis sinine tükk nii suur ja Hiina tükk nii suur. Ja seal on terve rida konkreetseid ettevõtteid, mis pandi mingite keskkonnakaitsete pärast kinni ja erinevaid põhjusi oli ja ei tähtsustatud ka lihtsalt seda. Ja nüüd me oleme olukorras, kus kogu see väärtusahelate algus, kus tuleb toore, on kontrolli all selle poolt, keda sa strateegiliseks vaenlaseks pead. Nii et siin ilmselgelt praegu toimuvad muutused. Ja ma selle muutuste kohta näitan siin ühte pilti. Selle aasta märtsis tulid kokku Jaapan, USA, Austraalia ja India ja arutlesid selle üle, kuidas seda väärtusahelat väljaspool Hiinat üles ehitada ja teha. Nii et mäng käib päris nagu riikide vahel ja väga kõrgelt. Ja siin on nüüd näha, kuidas COVID-i järgselt on siis sellised arengusuunad maailmas toimunud, see automatiseerimine, see kliimateema ja nüüd see üleilmastumise ümberpööramine ehk nende väärtusahelate reshoring, nearshoring. See on strateegiliselt väga oluline.
Ja selles valguses Eesti ettevõtetel on muidugi mitu strateegiat. Ma seda siin tegin selle välisinvestori uuringu käigus ja siin võib seda nüüd näidata. Üks on selgelt automatiseerimine, digitaliseerimine, mis võimaldab meid hoida konkurentsis, kui nüüd need ümberkorraldused toimuvad. Et me saame öelda, et me olemegi hea koht tootmiseks. Siis on ka see, et meil tekivad need tootestruktuuri muutused, kus me tegelikult hakkame tegema nii, et see keerulisem töö ja kallim töö on Eestis. Ja siis on muidugi see paindlikkus, mis on siin ja kvaliteet, sage täpne tarne, see on nüüd selle väärtusahelate Evergiveni nagu näite peal, kus siin tekkisid kohe tohutud probleemid, kui me ei saa kaupu toodud. Selle puhul on see hästi oluline, et meil oleks tarnimise regulaarsus ja tehnoloogiad, uued tehnoloogiad ka. Nüüd ma vaatan, et mul on siin jäänud täpselt 5 minutit veel aega. Kas siis on küsimuste 5 minutit veel pärast olemas või ma peaks praegu? On. No siis ma näitan natukene veel siit edasi. Siin on mul nüüd see osa, mida te saate vaadata, millist majanduskasvu oodatakse, millised on need piirangute leevendamised ja nii edasi. Ja siin seda pilti ühe lausega võib kommenteerida. Siin on Oxfordi ülikool teeb piirangute indeksit. Ja siin all näete, mida paremal pool on riik, see punkt, seda karmimad piirangud, mida vasakul pool seda leebem. Nii et me näeme, et Eesti sinine punkt on olnud kogu aeg üsna vasakul, et me oleme suhteliselt leebed olnud. Ja teise telje peal on lisandväärtuse kasv, mida üleval pool on see riik, seda suurem on see kasv. Ja siin me näeme, et selle kriisi käigus oli nii, et Eesti oli liberaalne ja tegelikult suutis hoida enam-vähem seda kasvu. Ja nüüd hakkab see olema juba niimoodi, et teised tulevad ka järgi. Nii et see on selle piirangute ja kasvu kohta. Ja siin oli veel üks McKinsey raport, mis väga huvitavalt lähenes sellele COVIDile nüüd. Ja nemad rehkendasid välja, kui palju on haiglasse sattunuid miljoni inimese kohta kogu elanikkonnas, mitte vaktsineeritute hulgas ja vaktsineeritute hulgas. Ja see proportsioon oli neil sellel ajal niisugune. Ja alla võrdluseks nad tõid siis, kui palju siis miljoni kohta on gripihaigeid haiglas 78 ja kes liiklusõnnetustes. Et nad ühesõnaga vaikselt liiguvad sinnapoole, et see ongi selline endeemiline haigus. Ja siin on veel mõned pildid maailmamajanduse taastamise kohta. Arvatakse, et see kasv tuleb kuskil ikkagi 5 ja 6 vahel ja järgmine aasta mitte väga palju kehvem. Ja neid numbreid te saate seal kõik vaadata. Hiina numbrid on siin ka võimsad, näete 8,5%. Aga hästi tähtis on alati mõelda, et selle aasta numbreid võrreldakse eelmise aasta numbritega. Meil Eestis ka vahepeal nagu läheb asi paigast ära, et näete 12-13% ja pole kunagi sellist olnud. Aga võrdlust ka ei olnud sellist, et ühesõnaga, et seda tuleb ikkagi selles võrdlusraamistikus võtta. Ja ma siin väliskaubanduse taastamise kohta näitaks ka veel ühte pilti, sest see on meile väga oluline. Kogu meie see kasv ei ole mitte ainult see, et Eesti on ise hästi tubli, vaid ka see, et teised ostavad ja vajavad meie tooteid. Ja siin see viimane kvartal 2, 2021, need kasvunumbrid, ekspordi kasvunumbrid ja impordi kasvunumbrid on ikkagi kõvasti plussi poole peal. Nii et, ja on muutunud järjest punasemaks, nii et siin on see punane nagu väga hea trend. Ja siin mul on terve rida kindlustunde indekseid erinevate riikide kohta, kus te näete seda kukkumist ja tõusu, näete kukkumine ja tõus, see on Rootsi, see on Soome. Soome seis oli siin vahepeal väga kehva. Nii et siin 2012 kuni 17 ei olnud seal midagi kiita. Nii et Soome on Rootsiga võrreldes hulga kehvem ja see on nüüd sama asi Eesti kohta. See on nüüd ta on selle Konjunktuuriinstituudi uuringu põhjal. Nad panevad neid kirja. Nii et ka siin võib öelda, et on taastumine sellises tulevikuvaates päris hea. Ja siin on veel ekspordigruppide mõttes pildid, kus me näeme, kuidas näiteks kõikvõimalikud sellised ka tooraine tootmisele seotud valdkonnad on väga kõva kasvunumbriga. Siin näete 100%, 98% ja nii edasi.
Ja siin on ka näidatud McKinsey jälle ühest raportist, et missugusel aastal taastub juba see varasem seis ja väga paljudes tööstusharudes juba 2021. Ja siin on ainult mõned sellised, kus on siin 2024. No te saate neid ise ka vaadata. Siin ma panin teile veel üles igasuguseid näiteid. Seal on ka kaubanduse kohta ja autotööstuse kohta. Autotööstus Kesk-Ida-Euroopas on väga võimsalt taastumas näiteks ja võrreldes teiste piirkondadega. Ja see toorme hinna tõusust me juba rääkisime siin ja sissejuhatuses räägiti ja ma tahtsin veel, vaatan, et palju see paar minutit on veel aega, et ma lähen nende tarneahetlate juurde veel ka natukene. Ma lasen mõned pildid edasi. Siin on nafta hinna pilt. Viimased siin 80ndate algusest kuni siiamaani hinnatasemed. Me näeme, et on olnud veel kõrgemat hinda. Siis on maagaasi hind, on olnud ka veel kõrgemaid hindasid. Lühiajaliselt aga on olnud. Siis kivisöe hind pole kunagi olnud. Ja see on nüüd selle kogu rohemajanduse nagu loogika, nagu katastroof praegu. Et tegelikult on tekkinud olukord, kus tänu sellele, et liiga kiiresti on neid kvootisid üles aetud, on tegelikult tekkinud tohutu surve kivisööt kasutada uuesti, mida enam ei olnud. Ja siin näete, milline 5-kordne söe hinna tõus. 5-kordne ja kus riigid praegu lihtsalt ajavadki sütt ahju, sest midagi üle ega külma ei saa jääda. Ja terase hind samamoodi on praegu läinud kõvasti üles. Ja toiduhind samamoodi praegu siin viimase perioodil on tõusnud. Ma siin panin toiduhinnad ka veel üles 2021, on FAO toiduindeks. Kuidas siin on kuud jaanuarist kuni nüüd augustini välja, septembrini välja, näete, kuidas veel selle aasta sees on toiduhinnad tõusnud. Ja siin on erinevate kaubagruppide lõikes. Teda saate ka pärast vaadata. Siin on veel eraldi liha, piim, teravili. Kõik need on üle 100 kõvasti, näete 130, 116, 112. Ja nüüd lõpuks paar pilti veel konteineritest ja siis ma olengi võidukalt lõpus. Siin on see sama jutt, mida algul sissejuhatuses öeldi, kuidas on kasvanud konteinerite vedude hinnad. Ja siin te näete tõesti 5-kordset tõusu. Ja miks see kõik on nii toimunud? Seal on ka terve rida põhjusi. See on ühelt poolt see Evergiven, mis pani siin oma selle ploki kinni, aga teiselt poolt see, et valitsused panid väga palju raha sisse. Ja see ei meeldi inimestele öelda, aga tegelikult on inimestel tekkinud kriisi käigus palju sääste. Väga palju sääste, sest ei saanud teenuseid tarbida. Ja see raha jäi alles. Seda on ka Eestis rehkendatud. Eelmine aasta jäi tänu välismaal käimisena ära reisirahasid üle inimestel 400 miljonit Eestis. Ja sellel aastal veel võib-olla teine 400. 800 miljonit. Ja maailmas on see miljardites. Nii et on nõudluse pool ja teine on pakkumise pool. Ja siin ma sellest säästumäärast, siin on näete, need alumised on mitu korda säästumäär kasvas. See on nüüd mitu protsenti inimene oma sissetulekust säästab. Need tõusid 8% pealt 26 peale, 7 pealt 27 peale, mitu korda. Ja ma siin neid asju võib-olla näitavad. See pilt on veel võib-olla ka oluline. See on nüüd see, mis näitab, kuidas tegelikult on konteinerlaevade see võimekus, vedamise võimekus läinud tagasi ja mis on selle taga. Ühelt poolt see Evergiveni, see kinni minek, siin all on see pilt selle kohta, on see koht siin. Näete, milline langus selles võimekuses oli. Ja tervikuna on ta läinud alla ja siin on väga palju probleeme, et sadamad ei saa töödelda oma neid laste. Aga ma arvan, et siin ma nüüd lõpetan, et siis saab mõne küsimuse ka veel küsida. Suurepärane. Täpselt 0 ongi. Suurepärane. Suur tänu, professor Varblane. Nüüd on võimalus saalist küsida. Et ma tapsin nad juba jutuga nüüd ära. Jaa, palun. Tõnu Grünberg. Annad sa mikrofoni edasi. Aitäh. Ääretult põnev ettekanne. Mul on selline küsimus, et
Hiina on, muidu tegutseb ilmselt väga selgelt, ratsionaalselt ja kindlal eesmärgil. Nüüd üks asi, mis huvitav, nad on teinud viimasel aegadel, nad on asunud nagu omade, siis nagu nende edukate igasuguste uue majandusfirmade kallale. Ütleme seal, Alibaba näiteks näide ja ütleme palju. Et tegelikult nad nagu tapavad ühtepidi oma enda pojad, kes tegelikult on nagu maailma vallutamas ära, eks. Et samas nõuavad mingid hiigelsummasid, pandaks tagasi ja järsku selgitate natukene, millest see tuleb? Sellele on väga lihtne vastus. Miks NLKP oli juhtiv jõud? Täpselt sama lugu. Tähendab, Hiinas hakkas, Xi Jinping hakkas tundma, et need rikkad inimesed räägivad liiga julgelt. Ja neid on vaja õpetada. Ja see õpetus tehtigi niimoodi. Ja selle õpetuse teine plaan on see, ma ei rääkinud siin ühtegi sõna praegu sellest Hiina kinnisvara Evergrandi jammast, mis praegu toimub. On ju. Tegelikult on Hiinal suur probleem üleval. Kinnisvara mull. Tohutu kinnisvara mull. Ja nüüd pikalt arutati selle üle maailma, ütleme, ajakirjanduse selle üle, et mis nüüd Hiina teeb, et kas see on too big to fail, on ju. Kas see on liiga suur, et teda hakatakse kuidagi päästma. Ja nüüd järjest rohkem arvatakse, et ei. Et see on tegelikult hoopis selline näidishukkamine kõigile teistele ettevõtetele kinnisvara valdkonnas. Ja üks kommentaar oli väga äge, seal on üks Hiina hieroglüüfidega Hiina vanasõna. Ja see vanasõna kõlab umbes niimoodi, et tappa kana selleks, et hirmutada kollast ahvi. Ja see mõte on selles, et sa teed ühe väiksema käigu ära ja siis see suurem loom juba taltub. Ja see on praegu selgelt näha, et see, mis toimub, on, et Hiina oli juba eelmisel aastal kehtestanud terve rida nõudeid nendele firmadele, kes kinnisvara valdkonnas tegutsevad. Millised on need laenu omavahendite protsendid ja laenuraha osakaalud ja kõik need. Tõmmati sellised punased jooned. Ja nendest joontest mindi praegu üle nende firmade poolt või nad ei teinud piisavalt kiiresti liigutusi, et tagasi tulla. Ja nüüd pandi siis sõnaga see käik sisse ja arvatakse, et seal kommentaarid kõik kirjutavad, et kui meil oleks normaalne kapitalistlik majandus, siis tekikski mull ja tekiks suur jama. Aga Hiina ei ole tavaline turumajanduslik riik. Hiina partei juhib panka, kogu seda rahasüsteemi ja kõiki teisi firmasid. Ja praegu lihtsalt käib selline susisemine, et see mull lastakse niimoodi tühjaks. Vähemalt nii loodetakse, et nad suudavad, hiinlased loodavad, et nad saavad ära teha. Aga me ei tea seda. Seal võib juhtuda nii, et lihtsalt ühel hetkel ka need inimesed hakkavad vastu, kes võivad jääda ka sinna hammasrataste vahele, kes jäävad varast ilma. Küll aga on täitsa üksmeel kõigil, kes seda jälgivad. Esimene, kes sealt kahju saab, on kõik need välisinvestorid, kes on investeerinud Hiina kinnisvarasse. Nendel ei maksta midagi tagasi. Ühesõnaga, seal lihtsalt olete tahtnud rikkaks saada, aga näed, ebaõnnestus, ei saanud. Ühesõnaga, selline on see üldine arvamus praegu, kui lugeda neid erinevaid nõukodasid. Aga see esimese küsimuse vastus on see on puhas korrale kutsumine. Signaal. Et see, nii nagu omal ajal Deng Xiaoping ütles, et vahet ei ole, mis värvi see kass on, peaasi, et korjab on see iiri toob. Nüüd öeldakse, et värv ka loeb. Jah, et see, ma arvan, on põhjendus praegu. Nii, suur tänu. On veel küsijaid? No. Ma küsin ka ühe küsimuse siis, et ühe slaidi peal oli teil see Polar Silk Road. Jah. Ja see tuli Eestile väga lähedale, isegi üle Eesti. Just. Et siia alla siis Helsingi-Tallinn tunnel võiks ilusti mahtuda, kus nende huvid mängus on. No just, võib-olla ütleme 2 aastat tagasi tundus tunduvalt nagu kõik kiiremini toimuvat ja võimalikumat. Aga selles valguses, mida ma just praegu siin rääkisin, ma ei ole enam nii optimistlik selles asjas. Et see tunnel tuleks. Just, sellepärast, et siin võib olla nii, et lõpuks me nägime, kes maksab kinni meie kaitse-eelarve, Euroopa kaitse-eelarve. See on Ameerika. Ja mõnes mõttes me ju näeme, et mõned Ameerika nõuanded on olnud äärmiselt asjakohased, aga me eurooplastena ei ole seda kuulanud. Ja see puudutab näiteks Nord Stream 2.
Ameerika valitsus ju pani seisma Nord Stream 2 ehituse. Väga lihtsalt ütles, et need kõik, kes seda Nord Stream 2 ehitavad, satuvad meie erinevate sanktsioonide alla. Ja see Šveitsi firma, kes seda kamandas, seda kogu protsessi, ei julgenud edasi minna. Ja ta jäigi seisma 100 või 150 kilti enne Saksamaad. Ja seisis seal 2 aastat. Ja siis nüüd tuli Biden vastu Merkelile, et ikka Saksamaaga nagu suhteid paremaks teha ja lubas edasi teha. Ja nüüd me näeme, mida me näeme. Nüüd me näeme, kuidas järgmine käik on, kus Venemaa ütleb, et laske meil nüüd see kiiresti käiku panna, et kui te nüüd lubate, no siis me anname teile gaasi ka äkki võib-olla. Ja võib-olla isegi parema hinnaga. Aga tõsiasi on see, et Euroopa energiavajadusest katab Venemaa praegu juba 41 või 2%. Ja see on tõsine strateegiline oht. Ja kogu selles valguses, ühesõnaga, ma ei tea, kas see hiinlaste aktsioon seal Põhjalas, ütleme Euroopa nüüd tahab seda käiku edasi minna või mitte, sest ärihuvide mõttes on see kõik arusaadav. Ja loogika isegi, ma küsisin kunagi siin meie nende transpordiinimeste käest, et mis värk see siis on, et miks tuleb see kaup siis enne maha laadida, et miks need laevad ei või siis kohe Rotterdami välja põrutada. Ja siis nad naersid, ütlesid, et sa ei tunne üldse asja. Need laevad, mis seal põhjas sõidavad, on nii palju kallima kilomeetri hinnaga. Nad on nii palju teistsugused laevad, et see kulu, mis sul on seal iga kilomeetri peal, mis ta sõidab sealt veel edasi, on nii suur, et ei tasu teha. Ja selle asemel tasub maha laadida ja vedada ta sealt teistmoodi Euroopasse. Võt see oli see põhjendus. Nii, suurepärane, suur tänu, professor Urmas Varblane. Aplausi koht. Aitäh. Ja ta osaleb pärast ka paneelis, nii et kui kellelgi tulevad veel head küsimused meelde, siis saab seal küsida. Ja teile tänu tahaks väike kott, kus on sees Rapla maitsed ja mõned vihjed võib-olla tuleviku külastamise jaoks. Aitäh. Aitäh teile.